Tere, kallid vaatajad ja kuulajad! Järgmine podcasti osa Elu 50+. Ja täna on meil külaline ja külalise tutvustuse teeb Kirsti. No super, tervist kõigile ka minu poolt ja tõepoolest polegi jälle tükk aega siin stuudios olnud, aga täna oleme siia saanud sellise toreda külalise, kelle nimi on Tiia. Ja Tiia on tegelikult, ütleme niimoodi, et üks nendest minu sellistest iidolitest siin elus 50+ ja on naine inimene, kes annab jõudu sellele, mis ka meie podcasti mõte on olnud, et ei lähe see elu midagi nii hulluks peale seda, kui sa oled 50 täis saanud. Tere tulemast, Tiia! Tere, aitäh kutsumast! Ja ma loomulikult kannan selle sihtrühma välja 50+, aga juba 20 aastat. Hurraa! Et mis sellest välja tuleb, riskid jäävad teie peale. Läheme teele. Ja me nii täpselt kokku leppisimegi selleks, et Tiia on ju tegelikult, sulle ka, aga sina ei ole Tiiat varem näinud, aga ma just ütlesin, et sul on nüüd ka üks uus äge sõbranna. Ja Tiia on tegelikult, ma ükskord vist sind, me olime kuskil puhkusel koos ja siis ma natukene näitasin ka kaameras kuskil mingi reelsis sind, et see on ka minu ema sõbranna ja sellepärast mina alati ütlen, et mina olen nagu kogu seda teie punti vaadanud ja eriti seda sinu sellist nagu elurõõmu ja kõike seda nagu vaadanud mingil määral alt üles ja ütleme hästi sellise positiivsusega nagu oodanud, et issand, kui lahe, aga kuidas sa Tiiakene sihukese asja nagu säilitad, kuidas säilida elurõõmsana? No kõige lühem vastus oleks see, et nende pikkade aastate peale, mis minu elukogemus on, et hoida oma vaimu ja elutahet, sa pead tegema, see on treening, see on tahtejõu küsimus, iga treeninguga, millega sa elus alustad, alguses sa alustad tahtejõuga, see on, et sa füüsilises vormis oled, aga ma olen oma eluga saanud teada, et väga tähtis on see sinu vaimutreening, sest see, milline sina ise oled, iseenda jaoks ja teistele lähedastele, kõige lähemale ringile, on just see, et sa pead ise oma vaimuga tööd tegema ja sealt on sinu see potentsiaal ja sealt tuleb ka see elujõud. Aga kõige tähtsam selle asja juures ongi, et sa oleksid iseendaga rahul. See võib olla sügav egoismi küsimus, aga tegelikult kui seda arendada, siis ta iseendaga sa peadki kõige rohkem sõber olema. Kui sa oled iseendaga rahul, siis on sul ju ring inimesi, kõige lähemad inimesed, sul lapsed ja abikaasad ja kõik on siis sinuga ka rohkem rahul. Et see oleks kõige lühem vastus. Nii äge. See on tõesti lühike vastus. Ja kui ma nüüd võtaks näiteks niimoodi, et kuskil on üks proua, kes ütleb, et mis ma nüüd siis esimeseks tegema pean? Ma tahan endaga sõbraks saada. Mis esimene asi võiks olla? Kas sa oskad niimoodi öelda? Ei pea lühidalt üldse ütlema? No mina vastan, kuidas mina olen oma läbi tunnetanud oma elukogemustega oma vaimus siis. Et sa pead kõigepealt tahtma. Kas sa tahad olla optimistlik ja elu jaatav inimene või sa tahad olla üks virisev vana inimene näiteks? Minu eas juba ma näen küll selliseid, kes on virisevad vana inimesed. Ja isegi maksimaalselt võib-olla ära jätma oma elust sellised inimesed, kes ei ole aru saanud veel sinu olemise väärtusest siin ilmas. Et hoida enda ümber ainult sama ilmavaatega inimesi, kelle jaoks elu on huvitav. Ja mina näiteks, ma ei ole kunagi seda mõtet veel omale pähe lasknud, et ma olen vana või et ma olen haige. Need on mulle täiesti võõrad terminid. Ja lihtsalt alustadki oma hommikuid juba voodis. Mina näiteks ei tule voodist ennem väljagi, kui ma ei ole ennast maksimaalselt kas õnnelikuks mõelnud, vähemalt eluga rahul.
Ausalt ütlen teile ja see ei ole mingi paus. Et muidugi, ma olen täiesti tavaline inimene, suur hai tuleb vahel peale, nagu meremehed ütlevad. Ja mõnikord ta tulebki hommikul, sa polegi nagu midagi juhtunud, aga siis mõtled, hakkab jälle selline, no mis siis on, polegi nagu midagi ilusat täna tulemas, eks ole. Aga siis mina mõtlen jah, kindlad mõtted hommikul ära. Kuidas sa mõtled ennast õnnelikuks, kas sa ratsid jagada meiega niimoodi natuke? No näite, see ei pea kõike saladusele. Silmad kinni mõtle ennast õnnelikuks. ma ütleks, et seda pean ikka natuke rohkem lahti rääkima. No, minu arvamine on ikka niimoodi, et see on pidev treening, sinu füüsiline heaolu ja sinu vaimne heaolu, need käivad nagu kõrvuti. Ja ma olen ka tähele pannud, et kui ma ühe lased käest ära, siis teine on ka kohe. Et nagu trenni ei tee füüsiliselt. Ja, aga ma olen nüüd, ja see on üldteada inimestel, et sa pead, et sul oleks füüsiline vorm, sa pead trenni tegema. Aga mina olen kindlalt omastanud selle, et see, milline sina nii-öelda oma elulaadilt ja väljapoole oma vaimuga millise avatuse astmega sa teiste jaoks oled, see on jälle trenni küsimus. Ja ma tean, et ma olen seda oma elus pidanud väga palju tegema, kui nüüd minna elulu juurde, et on väga-väga raskeid asju läbi elatud, et isegi nii raskeid, et sa pead elus harjuma asjadega, mis tegelikult on talumatud. Ja vot siis sa hakkasid tegema, siis ma alustasin seda vaimse trenniga, et teised inimesed ei ole süüdi, kui minul on midagi halvasti läinud, kui ma tahan, et minu ümber on veel inimesi, siis ma ei tohi mitte mingil juhul kibestuda. Ja vot see on eriti asi, mille puhul ma olen julgenud endale õlale patsutada. Et ma tean, et ma olen sellest läbi tulnud ja see, mida ma endale lubasin, et ma ei kibestu, ma ei ole ühel päeval vanaduses kibestunud vanamutt, ma olen sellest tõesti julgen endale öelda ja tänada ka ennast helgematel hetkedel. Et ma olen selle saavutanud, aga hommikuti tõepäevast ma teen mõningad füüsilised harjutused voodis, see käib mul sinna selle asja juurde kindlasti, pikaks ei lähe ja järgmine ongi, ma esitangi oma, ja vaat kui ma olen juba mingid nagu füüsilises mõned energiakeskused ära liigutanud, kohe on parem sedele vaimule anda käskusi. Mul on teatud palved, mida ma siis ütlen omas mõttes päevale. Ma palun sellelt päevalt midagi. Ma tean, et minul on oma kaitseinglid olemas. Ma julgen teile ka öelda, et kui inimesed räägivad, ma lähen nii laiali, eks ole, ütleme religioossete teemade juurde ja inimeste tavaline vastus on selline, et kas Jumal on olemas või siis tavaline vastus, mõni ütleb, et ma tean, ma ei ole usklik, ma tean, et on mingi kõrgem jõud ja kas siis keegi usub, et see kõrgem jõud mind nii palju aitab või ei aita. Minu jaoks ei ole see isegi usu küsimus. Minu jaoks on Jumal täiesti kindel olemas. Minu jaoks tema on olemas. Võin sellest pikemalt rääkida, miks ma sellest nii kindel olen, aga Jumala saadik on ju kaitseingel, kes on sinu juures. Ja selle Jumala kaitseinglike, kelle kohalolu ma kogu aeg tunnen, kuna ma olen praktikas aru saanud, et ta on minu jaoks olemas. Kas neid on mitu või üks, aga kui ma ikka kõige suuremas hädas kuhugi palun, siis ma saan alati vastuseid vaimselt muidugi. Need õnnestuvad mul. No võtte siis selle samale kaitseinglina, ma ütlengi, et aita mind selles ja teises, kolmandas ja ma tulen juba üsta rõõmsalt voodist välja. See ongi minu jaoks see õnnelikuks mõtlemine, kui suurt õnne sa siis, kui sa oled ise endaga rahul ja päevale vastu lähed ja meelega siis Ja see oli veel, ma tahtsin öelda, mina muidugi tean, on ju Tiia tausta ja niimoodi, et aga see oli see, millest ka me rääkisime, et kuigi ma kutsusin ja nagu sellega me rääkisime, et seda elurõõmu ja seda jagada, et aga ma ei tea, et kas sa tahad nagu jagada, et mina vist ütlesin tookord, kui ma sinust rääkisin, ütlesin, et saatus ei ole sind jah, mitte kõige, ütlema, või sinu lähipiiri võib-olla kõige mitte õrnemalt ja väga hellalt kohelnud on ja, et kas sa tahad midagi avada ka sellest, aga täitsa kuidas tunne on? Eks ma olen ikka mõelnud teed oma elus kokkuvõtted, et ma julgen küll öelda, et eks lähedase kaotus, mis inimestega üldse juhtub, eks ole, et surma läbi lähedaste kaotus ongi see, mida me arvame, et on meil elus kõige raskemaid asju ja seda ta muidugi ka on. Ja mina julgen teha oma elust kokkuvõtet küll, et mu elu ongi olnud kallite inimeste kaotamise jada.
ma üsna noorelt kaotasin ema, ma pidin olema nii-öelda perepea. 18 ma olin, kui ma ema kaotasin, mul oli alguses kogu aeg, ma tundsin niimoodi sellest puudu, et minu lastel ei ole vanema, nad ei ole minu ja sealt edasi olid ka kahjuks kõik mu kooselud on lõppenud. Olen palju armastust saanud, aga ma olen nad kõik kaotanud surma läbi. Nii, ja siis rääkimata see kõige raskem, et ma ka oma teise tütre kaotasin Estonia õnnetusega. Ja siis, siis ma just mõtlesingi, et ma ei tohi ju kibestuda, eks ole. Ja mis puudutab nüüd seda, et lapse kaotus, seda saab iga naine taipab, et ega ühte raskemat asja ühele naisele peale panna ei ole, see ei ole nii ette nähtud on ikka nii, et meie vanem põlvkond läheb ennem ära. Aga kuna see mul on peale pandud, siis mis ma nüüd tagantjärgi ütlen, et see ongi see, et ma ei ütle, et ma olen sellest üle saanud. See oleks lihtsalt liiga lihtsakohaline. Ma ikka ütlen, et ma olen sellest läbi tulnud. Ja läbi tulemisega olen ennast kujundanud, vot selle, kes ma nüüd olen. Aga väga suurte leinadega ja kallite inimeste kaotustega on ju, mida ma olen ka omandanud, eks ma loen igaseid tarku raamatuid, seda ma olen tõesti palju lugenud, et on ka üks ütlemine, eks ole, et mis on, et vaata, kui sa kellegi kaotad, et see on ka selle inimese, kelle sa oled ära kaotanud, salajane lähedaloluk, mis aitab sul edasi minna. Et see on nagu üks ütlemine, et sind ei ole enam seal, kus sa olid sina, aga sa oled nüüd kogu aeg seal, kus olen mina. Ja inimene, kes on sügavas leinas, temale on see abiks. Nii et, ja seda ma julgen öelda, et see on olnud sulle ka oma lapse puhul. Et et kui ma ma sain oma lapsega koos olla ainult 19 aastat, eks, ja kui siis ma olen ju suhteliselt noor inimene ja mul oli ka selliseid sõbrannasid, kellel üldse lapsi ei olnud. Ma tean, et keegi mulle kunagi ütles, et näed, et mis juhtus, et vaata, ma olen teadlikult hoidnud ja ma ei olegi last tahtnud. Aga näed, sul oli nüüd laps ja sa kaotasid ta. Ja vot siis mulle tuli nagu mõttes, lasin läbi enda, et ja küll me kaotame inimesi ja isegi oma lapse puhul ma saan sellest aru, et aga ta oli minuga ja ta oli minu laps. Ja ma olen saanud tema sünnitamisega selle kõige suurema õnne, mida sa lapse sünnitamisega saad. Ma arvan, et peaaegu kõik naised vist ütlevad, et ega suuremat õnne kui pärast sünnitus, kui sa lapse ilmale tood, eks ole. Ja muidugi ka kõige suuremat, see on ka kõige suurem kaotus, mis ühe naisega juhtuda võib, kui sa lapse kaotad. Nii et olen läbi tulnud, olen hakkama saanud, nagu ma olen. Ja lein tuleb läbi elada, eks ole. Sest ütleme, kui me räägime siin 50+ inimestest, väga tihti ju nüüd hakkabki juhtuma see, et kellel kaob partner kõrvalt. Lapse tõesti, see lapse lein on üks ma ütlen, see ei kaugi kunagi ära inimene õpib elama selle tundega, eks ole, ja teeb rahu. Aga just see, et kuidas siis, et leinama ju ometi peab, eks ole, ei tohi ju alla suruda, ei tohi ju öelda, et ei, ma olen tugev ja ma lähen edasi, eks ole, et muidugi lõpuks sa pead sealt leinast tõusma, soovitavalt, eks ole. Aga leinamine on ju jumala okei ja igaüks võib teha täpselt nii, nagu tema tahab, sest muidu see ei lähegi üle, eks ole, see valu. No just nimelt, ja ega ongi hea, kui sa sellel ajal saad neid abisid, mida on tegelikult nagu leinaprotsessid ja sellised asjad on ju psühholoogide poolt välja töötatud. Ja tegelikult on õige seda omastada. Et seal on tõesti, ja nii tegelikult ongi, et see vastab tõele, mis aeg on sul täiesti talumatu, mis aeg on sul eitus, mis aeg sa pead hakkama selle mõttega harjuma ja tegelikult see kõik vastab tõele. Muidugi see võtab sul kas vähem või rohkem aega, aga jälle, nagu ma nii-öelda elu, rõõmu ja optimismi kohta ütlesin, ega ka siis sa pead oma vaimuga tööd tegema. Väga palju pead sa ikkagi ise tegema, mõtlema, kas sul selle paned oma elu, siis jaotad. Sul on, eks ole, sellised kaotused, aga sa pead sellel päeval mõtlema, et kus ma siis praegu olen, mis mul olemas on. Ja mis ma selle olemasolevaga suudan iseendale ja oma kõigi lähematele siis teha.
Sest et muidugi väga suure kaotusega võib sul olla selline mõte ja ka minul oli, et mul ei ole enam ühtegi niidi otsa, et sa tahaksid elus edasi minna. Aga tegelikult sa pead selle leidma ja sa leiad ka, sest kõigil meil on ikkagi, mille nimel elada, kas või siis see, et sa oled siia ilma ikkagi selleks tulnud, et sulle on mingisugune elu tee peale pandud, elu eks on ole. kingitus tegelikult. Ja elu on kingitus. Ja ausalt öeldes, kui üks asi on siin nüüd lein, millest me räägime, aga lein ju tuleb seoses kellegi lahkumisega ehk sõna surm. Aga inimesed ei taha seda endale üldse lahti mõtestada, mis asi see on. Tegelikult on surm ju see kingitus, mille me kõik saame, kui me siia tuleme. Ja mingil ajal me peame just selle kinni ise maksma, kui pikk tee meil kellegile on antud. Aga vot sellel teekonnal, kui sul on suured kaotused, mina arvan, et inimene ei tohi mõelda, et vot ma nüüd ei ela enam ja ma ei leiagi mingit rõõmu, ma teeksin nagu, kas ma teen sellele lahkunule sellega mingi kingituse, kui ma jäängi teda siis nüüd ainult nutma ja leinama. Mina arvan ja oma mõtte ja oma nii-öelda mõttemaailma ja elutarkustega, mida ma olen nüüd sügavalt omandanud. Mina ütleksin, et mitte keegi ei tohi nii mõelda, ükskõik kui raske see kaotus on. Sest siis sulle elu toob tegelikult, mille nimel sa elad ja toob sulle elamisrõõmud, eks ole. Ja sul on ju elamisrõõmusid. No mul on küll. Sul on neid täitsa palju selles mõttes, et me oleme Tiiaga rääkinud, vaata mina olen nüüd nii-öelda 3 kuud vanaema olnud, aga sina oled meil juba mul on 4 ja tegelikult oligi niimoodi, et kui sellest õnnetust rääkida, et see puudutas minu 2 last, mul oli 2 tütart, oli, eks ole, teine jäi sinna laeva, aga sinna laeva jäi ka mu vanema tütre abikaasa ja ta jäi 2 väikse poisiga üksi. Üks oli 3 ja teine oli 2. Ja ma julgen nüüd, ja see oli ka, mille nimel oli vaja edasi elada. Ja sellel hetkel, kui sa 1 lapse kaotasid, siis ma sain aru, et ma pean ju teist toetama ja poisid püüdma üles kasvatada ja neid on tubledeks meesteks kasvatatud ja vanema poja kaudu olengi, mul on nüüd õnn omada 4. põlvkonda, keda ma olen ka ikkagi palju hoidnud ja rakendanud, Minu elu mõte ongi nii, et ma olen alati olemas, kui nad mind vajavad, aga ma olen oma ette ja ma ei tüüta. Ma ei käi seal, eks ole, pakkumas ja hädaldamas, mul ei ole seda omad. Ja sellepärast on ka suhted väga-väga head. Mis on väiksed rõõmud päevas, mida saab? Ütleme ilmselt, aga mul ei ole raha minna teatrisse ja ilmselt ei olegi ja võibki nii olla, sest on praegu üldse olukord nii nagu on, ei pea olema selleks 50+ on ja ütleme, aga mis on need toredad asjad, mis toimivad igas päevas? Kui sa ühel hetkel saad aru, et täna ma ei saa lubada endale majanduslikult midagi, aga võt mingi asi, mis alati toimib, mis nagu võiks olla see. No kui tõepoolest on niimoodi, mina muidugi, mina julgen väita, et mina neid kontserte teatreid endale suudan lubada, eks ole. Aga kuna see on kindlalt asi, mida ma tahan, siis ma olen oma jaotusmehhanisme nii jaotanud, eks ole. Ma ei saa öelda, et ma oleksin ei tea, kui tugevalt üle keskmise siin nüüd, aga see on ka sul siis mõttemaailma küsimus, kas sa endale seda lubad või ei, aga ütleme, et mina olen saanud lubada ja see on mul tõesti suur asi. Mul on pikalt ette planeeritud. Ma pean päevikut, mul oli eelmine aasta mingi 3 kumbagi oli 3 ja 40 juures, nii kontserte kui teatrit. Aga kui inimene sellest tõesti mõtleb, et ma ei saa lubada, ma arvan, et midagi sa suudad endale ikka lubada, kui sa seda tahad lubada, siis jätad endal mingi teise asja ära. Aga mida sa endale lubada saad, tegele siis sellega, mis sulle tõesti meeldib, eks ole. Mulle meeldib ka kohutavalt raamatuid lugeda, eks ole. Et kui ma oma suurest teadlikust elust ära jäin, tööelust, siis mul oli ja ma tahtsin kohutavalt lugeda, eks. Ja siis ühel päeval ma mäletan seda päeva. Kui ma mõtlesin, et mul on ju terve maja ka, ma elan oma lapsepõlve majas, ja ma olen hoidnud selle maja ja tahan, et ma sealt ei lahku kunagi ja see on ka minu teene, et see maja on veel selline, nagu ta on, eks ole. Seal on kogu aeg midagi teha. Ja siis, kui ma keset päeva mõtlesin, et vaja rohida, vaja riisuda, siis ma mõtlesin, aga sa oled ju unistanud sellest. Et kui sa jääd sellest
kohustuste rikkast elust, noh, nii-öelda jääd pensionile. Et unistasid, et jääks ükskord juba koju, saaks lugeda ka mingil teisel ajal, mitte 20 minutit enne uinumist õhtul. Ja siis mõtlesingi, aga sul ongi see aeg, mis siis riisud homme? Ja sellega seoses on mul nüüd elus harjumus. Mina loen iga päev sellisel kellaajal, kui mina tahan. Ma jätan ka sellele endale aja. Selle nimi on säilenõtkus, oled kuulnud seda? Jah, täpselt. Igavene äge sõna. Äge, aga mina tahtsin jälle öelda selle kohta, nagu sa puudutasid, et inimene mõtleb, et ma ei saa endale lubada. Tegelikult on olemas ka selline küllusteadvus, mida mina olen omandanud. Et ma ei mõtle selliseid mõtteid üldse, et äkki ma ei saa endale seda, teist või kolmandat lubada. Enam-vähem sa pead hoidma niisuguse balansi, et ma saan endale neid kõige hädapärasemaid, mis mind hoiavad elus rõõmsana ja elutahdelisena, vot sa pead suutma neid lubada endale ja see on jälle teadvuse küsimus. See on täpselt ka selle teadvuse küsimus, et isegi kui ma teistelt kuulen, kui palju neil hädasid on füüsilisi, siis minu mõttemaailm on selline, et mina ei mõtle mitte kunagi, et mina olen haige või mul on siit või sealt. Minu mõtlemine on hommikul ka, et ma olen väga terve, ma olen päevale vastu ja see kannabki välja. See on nüüd see koht, et me rääkisime siin ühest trenni, minu nõrk koht juba praegu. Ma olen 50 pluss alguses ja ma tean, mu selg on juba praegu haige, hommikuti ja kõik need asjad. Ja see trenni, no ütleme see liigutamise asi, see mul väga jäi see 2 korra vahele, sest ma tean, et see paneb kõik käima. Kuula, mis Tiia ütleb. Ja, tahangi teada, eks ole, et see ei pea ju olema trenn. Need on mingid võirimusharjutused, YouTube'ist leiab igast asju ka, kui vaja on, eks ole. Tegelikult ei ole vaja hakata jälle maksma minema kuskile trenni, sa saad seda kodus teha, aja käed laiali, üles on nii, jah? Täpselt nii ongi. Et no mina nüüd käin väljapool trennis ka, aga mul on olnud aegu küll selliseid, kus mul ei olnud nii, et ma käin mingi treeneri juures. Aga märkasin hommikul üles, ma teen voodiharjutused, eks ole. Voodis on teatud harjutused, millega sa lööd energiat lahti ja kõik. Aga siis tulen välja, joon klaas vett ja siis ma võtan tõesti matti maha ja ma teengi. Mul on, võtad viskad öösärgi ära ja paned omale mingid asjad selga ja pissil peab kõigepealt käima. Podcastis tohiks muidu neid võimlemisharjutusi ka teha, me võime edasi viia seda. Järgmine osa tuleb see. Mina võin teile harjutusi küll õpetada. Ja teed need ära. Mingit raha kellelegi ei pea maksma. Nii, aga mis rahaga, mis mind on hoidnud vormis, on see, et, ja seda ma teen ka juba, no ma ei tea, üle 20 kindlasti, on see, et kui hakkab ühesõnaga maikuustest augusti lõpuni, kuna mina elan Pirita Kosel, siis mina võtan oma kepid, mina lähen Pirita jõe äärde, minul on üks koht, kuhu mina hüppan paljad sisse, ma ei seremoonitse seal ja noh, mul nüüd on küll, nüüd juba on mingi väike rätik, ma kuivatan, oli aeg, kus ma ei kuivatanud ka dress selga, tulin ära ja seda ma praktiseerisin ka siis, kui mina pidin olema juba täies ilus kell 9 juhtkonna koosolekul linnas. See tähendas, ma tõusin kell 6, kell 7 ma kuulsin, kuidas nunnadel oli teenistus, ma teadsin, ma juba veest väljas, läksin koju ja mul oli, tähendab, 3-kilomeetrine trenn pluss karastus. Ma alustasin 14 kraadiga ja ma lõpetan augustis 14 kraadiga ja seda ma teen siiani. Mul oli, ütleme 10 aastat tagasi, kui mul abikaasa lahkus, me käisime siis temaga koos, siis ma hakkasin mõtlema, et hakkan seal kartma ka nüüd üksinda käia, aga loomulikult mitte. Nii et, ja see on mul niisugune harjumus. Võt sellega ei ole mul enam isegi, et noh, mul on nii raske, et see on tahtejõu küsimus. Ma olen plaks üleval ja ma lähen. Öeldakse ju, et järjepidevus on see, mis aitab. See on niisugune harjumus, et ma lihtsalt ei kujuta ette, et ma seda ei tee. Mul on olnud isegi nii, et ma lähen uksest välja, vaatan, et huvitaks hakkab nüüd sadama. Oli alguses mõnikord, ma mõtlesin, et täna sajab ja küll ma ei lähe. Eks ole, ja siis jõuan tuppa ja vaatan, ei, päike tuli välja. Nüüd ma enam nii ei ole. Ma vaatan, et ahah, et kuidagi niisugune imelik midagi nagu udune, siis ma panen lihtsalt selle pealmisse niisugune, mis natukene siis, ja siis ma lähen, ma olen olnud vees küll nii, et täielik padukas, ma jõuan koju, ma olen läbi märg. Aga ma ei tea sellest absoluutselt välja. Aga see annab selle karastuse, et ma ei tea nendest kurguvaludest, ma ei tea loovudest, mitte midagi. Ja üldiselt ongi niimoodi, et noh, et kui siit kuulad neid epideemiaid, grippe ja ma ei tea mida, siis mina alati kodus mõtlen,
aga mina olen ju terve, see mind üldse ei puuduta see jutt. Ja nii ongi. Jah. Ja ma vahel muidugi, ma tean oma nõrgad kohad, mida ma tunnen, aga siis ma teen sellist esmaabi, kui ma tunnen, et mul hakkab siin kurgus, ninas, kõigepealt kuristad nina ära, siis nii, ja siis õhtul panen meelappi endale siia peale. Midagi oled Ja meelapiga tupatsen seal kistit, eks ole ju. Kuule targemaid. Tanupoja ravi. Ja pärast seda minul ei tule midagi. Mul ei tule midagi ja tegelikult on niimoodi, et miks ta tuleb. See on jälle sellest, et sul on teatud energiat kinni. Noh, kaelad ja kõik need. Sul ei tule need lihtsad külmetushaigused ligi, kui sa oled, noh, võt need harjutused, ma ei hakka just siin kehal elada. Sa lased, jaa. Ja liikumine on ju see, mida meil kogu aeg räägitakse, kui keha on mõeldud liikumiseks. No ma toon teile selle näite, et mul on ka nüüd mõned, eks mul on, noh, ikka tunnen, eks ole. Sellel pühapäeva hommikul ma just tundsin, et pagan jälle siin parem puus, mul hakkab midagi tunda andma. Ma olen tema, ja iga kord ma siis mõnikord, mul on väga hea kreem ka, mida ma teda määrin, aga ma tean, et ma pean liigutama. Ja selle pühapäeva hommikul oli ta kuidagi nii haige. Siis ma mõtlesin, aga ma ei saa midagi teha, ma pean minema õue, sest et oli tohutu lumi tulnud. Ja ma läksin. See puus oli mul valu, ma ei teinud välja, kui ma juba õue jõudsin nende labidatega, kui ma vaatasin taha, väikse labidaga teen siit, eks ole, sahaga teen terve hoovi, sest ma teadsin, mu juurde keegi tuleb ja prügikast oli vaja välja viia kõik. Ma pidin selle töö ära tegema. Nii, mul oli ammu unustatud see puus ja siis ma mõtlesin, et ja küll, ma ei hakka nüüd enne lumerookimist seda puusa määrima, eks ole, et eks ma pärast määrin. Nii, ma tegin 1,5 tundi. Mulle vahepeal tuli telefonikõne, mõtlesin, ma ei saa pooleli jätta, ma helistan pärast tagasi, sest et mul on läbimärg. Mul on lumerookimise riided spetsiaalsed, millega seal möllan ja tulin tuppa tagasi, mu puus oli täiesti terve. Ei mingisugust määrimist, mitte midagi. Ja ma olen seda varem ka tähele pannud. Ma võin isegi valu piiril, aga ma olen sedasi kepikünnile hommikul läinud. Põll valutab või siit valutab, mille puhul teised juba jooksevad võib-olla arsti juurde ja ma tean, et on kellelgi juba siit ja sealt vahetatud. Aga mina panen oma kepi kõnnile ja see on unustatud. Ja selle järgi julgen mina öelda, et ihuliikmed tahavad teil liigutamist. Kui me peame Tiiale personaalseks treeneriks palkama ilmselgelt, tundub niimoodi. Absoluutselt. Matt on mul juba kodus olemas. No näed, sellest on palju kasu. Ja nagu sa lased selli, et noh, et sul tulebki see peale. Mina ei ütle ka niimoodi, mul tuleb ka mõnikord, ma ei viitsi ja kõik niimoodi. Raamat on ka nii hea. Laeks seda lebotaks üldse ei teeks täna, eks ole. Aga siis mul on keegi teine ütleb mulle siit, ära lase niimoodi. Ise saad siis. Natuke pingutada. Ja see on nii tugev ja nagu sa lased vaimul endal ütelda, ära mine füüsilist tegema, eks ole ju. Nii. Või siis vastupidi. Füüsis ei lase ja nii on mõlemad sul, ühel minutil on mõlemad käest ära. See siin on mugav ju. Tema teeb neid vanu mugavaid. Ja mina täiesti ütlen, et see vaimutreining, et olla, kui te küsite veel, et kuidas olla elu jaatav ja optimistlik, siis see on täpselt samamoodi vaimutreining, sa ise teed seda tööd. Et kõik on nii õnnelik või rõõmus, kui sa ise oled, see on tegelikult sul kahe kõrva vahel ja ma julgen seda täiesti öelda. Sellepärast, et Osho, see igamaine filosoof, on ju öelnud 3 lõksu, mis ei lase sul olla elu jaatavad ja rõõmsad. Esimene on see, et muretsemine või mineviku pärast kahetsemine. Tuleviku pärast tohutu muretsemine ja mitte märkamine seda rõõmu ja võimalusi, mis sul tänases päevas on. Vaata, mina olen alati mõelnud seda, et miks keegi muretse, et jube hästi läheb. Miks kõik arvavad, et halvasti läheb? Ja see on vist ka, vaata, samamoodi on ju kõik tegelikult töö juures mõelda, et ikka muretseda kõik, mis veel tegemata on ja ega me ei oska ka rõõmustada sellest, et mis nagu tehtud on. See on tõenäoliselt mingi siuke geneetiline kood olnud, et sa pead kogu aeg nagu ärev olema, et ellu jääda ja elada. Täpselt ja vaata seda, veel tuli mul üks mõte, et seda igapäevast müra, mis sind viib tasakaalust välja, mis tegelikult, kui sa tahad mõelda ikkagi oma elu peale, ja oma kõige lähemate peale, siis ei tohi sa kõike endale ligi lasta. Noh, nagu üks ütlemine ongi, et elu on nagu supi keetmine. Pead vahu ära riisuma,
selle kõik ära viskama ja vot siis see klaar, mis jääb, see kanna endale ette ja oma lähedastele. Kas üks nipp võib olla see, ärme võrdle ennast teistega. Ja kindlasti mitte. Kui see proua seal kõrvalmajas oskab teha 60 harjutust hommikul ja mina ainult 40, Jaa. mis siis, aga ma teen 40. Ja täpselt, neli oleks juba hea. mina peaasi, et sa alustad tegemist, aga teistega võrdlemine absoluutselt ei ole vaja. Kellelgi on ikka suurem ja parem. Ja ausalt öeldes, mina seda sõna ei kasuta enda kohta nagu vanadus, aga ikkagi see, nagu sul hakkab see, no ütleme, et nimi meil on kohtumise nimi üle 50, siis sul ikkagi see kuskil kogu aeg eluaastaid koguneb, eks ole. Aga sa pead sellega saama omale selleks eluks sellise sisemise vabaduse ja üks nendest vabadustest ongi see, et kui sa jääd niisugusest väga aktiivsest või kohustuste rohkest tööelust ka kõrvale, siis sul on ka see vabadus, et sulle, sinu jaoks ei ole nii tähtsad need, et keegi peab sind jube kõrgelt hindama või need hinnangud. Sina vaatadki, kui kõrgelt sa ennast hindad ja sa ei tohi ennast, et oi, ma olen vana, ma olen kole ja keegi on minust palju paremate rahaliste rikkustega ja ta on ilus. Tee seda. Ära tee seda. Tahtsin sulle öelda, Tiia, et kui ma Tiiat siia proovisin rääkida, ühesõnaga kutsusin su siia, siis sa ütlesid mulle, et oota, mis nüüd mina ja mis mulle öelda on, et mis te üldse seal teete, ta küsis mu käest, ja siis me täna muideks autos arutasime, mis asi see podcastis ikkagi üldse on, mis asi on taskus ja mis taskuhääling on. Aga see, mis sa praegu ütlesid, on tegelikult ju täpselt see, mida mina sulle ka seletasin, et miks me seda tegema hakkasime, on see, et nagu tunneme, et sellest kuidagi nagu räägitakse liiga vähe, et kui palju oleneb nagu sellest, et okei, sul tuleb mingi vanus tuleb ette, 50 pluss oli see, mis meile on siin tulnud, on ju, et kui palju oleneb, et su enda sellest suhtumisest ja kõigest, ja sellepärast me hakkasime üldse seda tegema, et me tahame selliseid inimesi tuua, kes mõtlevad positiivselt, kes nagu oma kogemusega jagavad ja ka teistele on anda seda, et appi, kui palju oleneb tegelikult sellest, kuidas sa suhtud, kuidas sa teed ja kuidas sa vaatad elule, on ju. Ühesõnaga seda ütlesin, et vaata see vanaduse sõna, mille sa välja tõid, et mina olen ju ka kogu aeg öelnud, et ka minu lähipiiris on juba inimesi, kes on öelnud, et mis nüüd me oleme juba vanad ja mina olen alati öelnud, et oi, et mind jätke sellest jutust välja, et mul on ema ka veel noor, on ju, ja mu ema sõbranna on ka veel noor ja nii ongi, lihtsalt tal on nagu rohkem seda elu 50 pluss kogemus. Vana minu arust vorst külmkapis. See nagu, et eakas ja kogenud, minu jaoks see vanus on minu arust see, et on see elukogemus ja see, ja ma kogu aeg ju, kogun endal seda infot ja seda, kuidas hakkama saada ja ma tulen korra tagasi selle juurde, et kui see töö nüüd otsa saab, et üks suur niisugune komistuskivi, ma tean, mis on väga paljudel inimestel, kui ma enam tööle ei pea minema hommiku, siis nad jäävad, need prouad, härrad, jäävad koju istuma, sest et ma teen siis nüüd. Ja kuidagi see maailm kaob ära, kontaktid maailmaga, see sotsiaalne suhtlemine, seda ei tohi ju lasta juhtuda. No minul raskusi ei olnud. Ma ei tea, kui õiget vastust ma saan, aga minu elukogemus ütles sellega, et nagu ma olen siin palju nagu puudutanud, et jälle on ikka oma vaimu küsimus, kas sa siis jääd sinna ja kas sa tunnetad, et oi, mul on nüüd nii raske, et ma olin kuskil seal keegi ja nüüd ma seda enam pole, et no vaata nende võimaluste peale, mis sul siis olemas on, ikka pead otsima ju ja mis sind elus huvitab. Et mina teadsin, kuidas ma lähen, mul oli nagu selle peale isegi mõeldud, mul oli ka mingi oma erialane litsents muretsetud varem ja ma olin kõvasti 50 pluss, kui ma läksin veel andsin Euroopa standardite peale selle litsentsi uuendasin, ta on mul praegu aktiivne ja väikselt teen tööd. Et ja see annab sulle ka suhtlusvõimalust, aga no kuskil sind vajatakse ausalt öeldes, mine otsi. Mine otsi. Tegelikult on ju selliseid kohti, kus sa saad täiesti uued tutvusringkonnad, sa saad uued täiesti hoopis võib-olla ka tööalased sellise võimaluse, mida sa pole varem teinud, sind vajatakse tegelikult kuskil. Samal ajal on igased huvitavaid ringe, mina olen ka Pirita naisteklubi liige näiteks, siis on igased toredad üritused
elu ise lihtsalt selle võimaldas ühel päeval, see tuleb sinu juurde. Mina ütlen ikkagi, et see on sinu mõtlemise ja avatuse küsimus. Kui sina jääd diivani nurka ja mõtled, et ma vaeseke, et ma olin ju kuulus inimene, eks ole, ja nüüd ma istun siin, siis sa võid sinna tõesti jääda. Aga mina jälle ütlen selle peale, et see on kahe kõrva vahel. Ja ausalt öeldes kas sa oled õnnelik või sa oled õnnetu, see ongi sinu enda elulaadi küsimus. Kui olulised on sõbrad? Väga olulised, aga sinu juurde jäävad ka sellised sõbrad, ausalt öeldes sõprade hoidmiseks sa pead ka seda avatust andma. Täpselt. Just. Ega sina ei pea olema, jah, täpselt. Sinu sõbrad, kes on sul noorest peast olnud, nad on täpselt samamoodi selle eluga edasi läinud, nad on juba ka üht kui teist elus pidanud läbi elama, mured, tervise oma väljakutsed, eks ole. Ja ka sõprusringi suhtes pead sa olema sama hoolivam kui enda suhtes. Ära mine siis seda sõprusringi, sa ei hoia kinni, kui me istume nüüd kokku ja räägime, et kui õnnetud ja haiged me oleme. Ükski sõber ei ole seda ära teeninud, et ma lähen sinna hädaldama. Ja minu seisukoht on nii. No ta räägime ilusatest toredatest, vahepeal võib natuke mainida ka, no sa võid ju, kui see on sul väga hea sõber, sa võid seda teha, aga see pea olema nüüd valdav, see pea olema ainsam asi. Jah, loomulikult see, kui sõna sõber tähendab ikka seda, et sa oled tema jaoks siis olemas, kui sa tunnetad läbi, eks ole, et ta tahab nüüd sellest rääkida ja muidugi ütlegi, et räägi nüüd ära, eks ole, aga see on muidugi suur varandus, et kas sõprade ring sul alles jääb. Ja nad on vajalikud, aga neid peaks hoidma ka just nendeks meeldivateks hetkedest, et kui sa näed, et teine põebki seda, et tal ei ole elurõõmu, no siis mine ja anna talle. Sa kuula tema mure ära, aga mine anna. Tõsta ta siis ülesse. Räägi üks anekdoot. No jaa, oi Tiia on selle, me võime oma sarja teha selle peale. No minu see sõprusring olete ütelda. Tiia tema anekdoot. Absoluutselt. Oi, kui äge. No aga räägi meile üks anekdoot ka siia. Me nii tahaks, äkki keegi saab hea toju. Mälu küsimusega võin rääkida, et mina julgen väita, et minul on mälu üsna treenitud, sest see minu põhiamet nõuab mulle head mälu. Ma olen eluaeg hästi palju luuletusi lugenud ja neid on mul veel ikka siiamaani pikkasid meeles. Ja ma mäletan, et kunagi ma olin isegi ühel operatsioonil, oli ka selline lugu ja kui ma kuusist ärkasin, siis ma mõtlesin, et kas ma olen ikka veel normaalne. Ma sain aru, kus ma olen. Nii, ja siis ma lugesin hästi pika luuletuse, mis ma just eelmistel päevadel oma juhile lugesin, kui tal juubel oli. Aga ma mõtlesin, et ma lugesin seda mõttes, et see oli hästi pikk. Nii, ja siis ma järsku peale seda luuletust ja siis mõtlesin, et ma olen haiglas, aga ma olen ikka, kõik on minuga korras, näed, luuletust oli meelde, mu nimi on meeles, kõik. Ja siis järsku tundsin kõik need operatsioonid, kõik jube valus oli, alles siis hakkasin oigama. Ja siis tuli üks arst, ütleb niimoodi, oi, me kõik kuulasime, kuidas te luuletust lugesite, kas teil on nüüd valus? Aga Siukest asja ei ole enne endast olnud. Ja need kuulasid, aga te just siin, ma mõtlesin, kas ma lugesin kõvasti, ma ei tea. No, aga seda ma tunnetan küll, mäluga hakkab nimed, eks ole. Sest kuna ma jälgin nii neid mälumänge, ma käin ise ka kuskil mälumänge, mind on sinna ka haratud, aga siis ja nimedega hakkab see peale. Tahtsite anekdoodi, räägin sellel teemal. 2 vanameest sõpra saavad kokku, ühel on naine ka kaasas ja just see sama teema ütleb, et kuule tead, et Alex, et mul naine viis mind teadsa ühte teraapiasse, et mälutreeningut teha. Teine seda viis, märkad sa mingit siis paremust ka või? Et kuhu ta viis, soovita mulle on midagi, on sul paremaks läinud? Jaa, mul on paremaks läinud, aga kuhu ta sind viis? Ja siis ta pöörub oma abilikaasa poole, ütleb kõigepealt sõbrale, et ütle, mis lill see on niisugune pika varrega ja okkad küljes. Sõber ütleb, no minu meelest on see roos. Siis see vaatab oma, kuule Roosi, kuhu sa mind viisid? Oma naise nimi ka meil tõid. Aga siit on see tõeks pidamine, et öeldakse, et kui tule mingid asjad meelde, sul peab olema abiventiil, millega sa, eks ole, turgutad, et sul meelde tuleks. Selles mõttes see vennike oli ju õigel teel. Seosed. Seos oli pika varrega lill, okkad küljes, eks ole. Ja sellega seoses tal tuli meelde, ahah,
kui Roos, siis mu naise nimi on Roos. issand. see oli nii, kui me õppisime sinu nime, mina õppisin, et ma tahtsin siit segamini ajada teise nimega ja siis, kui et mitte Tiiu, vaid Tiia ja ma ütlesin, ma pean A on esimene täht, Nagu algus. nagu algusel. Tead, nii, issa kui äge, nii palju oleks veel rääkida, aga meil aga aeg läbi saama. Tead, kas me võime lubada siia praegu inimestele, et me saame sinu käest paar head raamatusoovitust 50+ inimestele, keda sa ütled, mis sa võiks kindlasti lugeda ja annab mingit särtsu ja värki, on ju. Me paneme selle pärast alla sinna teksti. Ei pea kohe ütlema. Ei pea praegu ütlema ja laseme sul kodus rahulikult mõelda, saadad meile, me paneme selle teksti juurde. Ja kui ma palun sul nüüd öelda siukse, võid nii pikalt öelda, kui tahad, kokku võtta siukse soovituse. Kui me oleme ikkagi seal maal, kus me oleme elanud endaga, vahet ei ole 50+, 60+, 70+. Anna mingi hea soovitus. Elu mingisugune sloogan või mingi asja siuksed. See toimib alati. No, nagu ma siin juba ietasin edasi ja tagasi, see on sul ikkagi kahe kõrva vahel ja et olla, üks ütlemine vist oli, ma mõtlen, kuidas see oli, et sa oled õnnelik, kui sa kasutad ära need võimalused, mida sa näed, et sul on olemas. Ja rikkuse moment, et kas sa saad endale lubada, rikkuse moment on ka ära kasutada kõige paremal moel, mis sul on antud. Ja väga suur tähtis asi on ikkagi lootus, kui sul on selline hetk, et sul kaob ära, et no nüüd mul on ainult suur hall peal, lootuse küsimus on väga alati peab lootma paremat. Et kui piiblis on öeldud, eks ole, usk, lootus, armastus, kindlasti nii palju olete kuulnud, eks? Aga minu versioon sellest, ja see on tõesti minu versioon, et lootus, mis asub usu ja armastuse vahel, ongi tegelikult see sild, mis hoiab üleval mõlemit otsa. See tähendab usku ja armastust. Ja kui sul on usk endal, et ma lähen edasi, ma olen terve, ma pean enda elust nii palju lugu, et ma elan teda võimalikult hästi, seda aega, mis mulle on antud. Ja usun sellesse ja loodan sellesse ja suudan sellega koos siis armastust anda iseendale kõigepealt. Ja siis sealt teistele, siis tegelikult sinuga ongi kõik hästi. Ja üks ütlemine ongi niimoodi, et kõik läheb hästi. Lõpuks läheb kõik hästi. Kui veel ei ole hästi läinud, siis ei ole veel lõpp käes. See on väga hea. Kuule, aga suured tänud sulle, armas Tiia, ja vestlus oli täpselt selline, nagu ma arvasin, teadsin, et sinuga on, ja tänud sulle, tänud Urmele ja muidugi tänud ka meie kuulajatele ja õudselt loodan, et ka teie saite siit selliseid asju, mida endale kõrva taha panna, mida Tiia käest õppida, ja meie siis nii-öelda tegutseme edasi. Olge siis ikka head, jälgige meid nii ka meie sotsiaalmeediates, meil on Facebookis igasugu ägedaid tegemisi ja siis kui vaatate siit Spotify's või YouTube'is meie podcastis, pange ikka jälgi ka, et kuidagi nagu elu ägedam oleks. Aga tšau, paka siis. Tšau, paka, ei ole midagi teha. Saada läbi.